Tere, mina olen Maarja. Töötan Tallinna Keskraamatukogus raamatukogu hoidjana. Soovin, et kõik kuni 13-aastased lapsed tuleksid meie suvelugemisprogrammi suviraamatuga. Selleks, et osaleda, on vaja lugeda 10 lasteraamatut ja teha iga raamatu kohta tagasiside. Tagasiside võib olla pildina, tagasiside võib olla fotona koos raamatuga või siis väike arvustus või tagasiside raamatu sisu kohta. Kui sa saad esimese tagasiside tehtud, tood selle meile või saadad meile, siis anname sulle ka lugemispassi, kuhu saad koguda siis kleepse. Ja lõpuüritus toimub meil 27. augustil. Selleks, et sul oleks lihtsam raamatut valida, ma tutvustan ka mõnda lasteraamatut. Esimene raamat on Kartuli kuningriik, mille autoriks on Helena Koch. See raamat on väga huvitav, sest et selle peategelasteks on hoopis köögiviljad. Nad elavad tädi Tiia aias ning nendel kõigil on oma unistused, rõõmud ja mured. Seda kuningriiki hoopiski valitseb meil Kartul ja tema peab siis teisi aitama ja aitab nende probleeme lahendada. Järgmine raamat on siis Aino Pervik Tuulelohe saab sõbraks. See on siis põnevast tegelasest Tuulelohest, kes siis tahaks väga olla vaba ja lennata lihtsalt üksinda taeval. Ja selles raamatus sa saad teada, kellega ta siis täpselt seikleb ja kellega ta sõbraks saab. Kolmas raamat, mida ma tutvustan, on Kimalane Karla ootab pihma. See on väga südamlik lugu väiksest kimalasest, kes järsku avastab, et ta tahaks väga nektarit saada. Ja kuna muruplatsil ei ole nektarit, siis ta järsku tunneb nektari lõhna ja satub rõdule. See, kuidas ta seal rõdul taimedega tuttavaks saab ja kuidas ta neid aitab, on jälle ka raamatu sisus olemas. Ja näitan ka temast väikse pildi siit sellest rõdust. Ja väike kimalane siin. Ja väga huvitav rännak öötaevas. Et siin toimuvad sündmused siis lummavas öötaevas ja tegelaseks on erinevad loomad. Sobib väga hästi unejutuks, et siis on kindlasti garanteeritud põnevad unenäod. Pimeduse tulek. On harilik keskpäev. Päike paistab kõrgel taevas ning inimesed ja loomad toimetavad omad tavapäraseid asju. Äkitselt mattub maailm pimedusse. Täiesti ootamatult muutub päev ööks. Päeva on katkestanud üks looduse suurimaid vaatemänge. Täielik päikese varjutus. Ja viimane raamat on siis Raili elu algaja õnn, mis räägib loo 10-aastasest poisist Railist, kes käib ennustaja juures ja häkki ta arvab ja saab aru, et on neetud. Ta laseb etenduse ajal püksid märjaks. Siis järsku tuleb tegelastesse juurde üks poiss Brad, kes siis on väga äge, stiilne ning just tahabki Railiga sõbraks saada. Nii, ja kui sind huvitavad need raamatud, siis saad neid meie Keskraamatukogust laenutada ning osaleda meie suvelugemisprogrammis. Tänan, et sa minu tutvustust vaatasid.